seal klähvid? Öö on ju. Selles hekis on keegi. Kes see seal hekis olla võib? Tule sina sealt hekist välja ja kohe! Ma palun vabandust, tõesti. Naabrimees, ole leebe. Sina oled ju... Olen lihtsalt teeline, kes palub sinu heki all ööma ja... Tule siis tuppa. Mis sa seal siis niimoodi hekis? Muki, lase olla. Jäta haukamine. Tule, ära karda. Tänan sind, hea inimene. Tõesti südamest aitäh. No parem ikka kui hekis. Mis sa siis niimoodi tulidki sealt metsast ära või? No ega ma muidu poleks ju tulnud, aga need harvesterid. Metsad puhta paljaks saaginud. Ööd ja päevad muudkui müriseb, magada ei lase. No jah, eks ta ole Eesti elu nagu ta on. Mis seal ikka hea tööd? No hilisjää ajal polnud ju Eestis üldse metsa. Siis tuli ka lageda taeva all magada. Hilisjää ajal? No lapsepõlves, siis kui mandrijää hakkas taganema. Siis oli sinu arktiline tundrataimestik. Trüaas, arktiline paju. Tead ju küll. No jah. Aga pane siis lamp kinni, kui uni hakkab tulema. Metsad tulid alles varases jääjärgses metsatundras. Ja laialehelised metsad, need tulid ju alles siis, kui viimased Skandinaavia liustikud oli päris ära sulanud. Oi, pärnad, jalakad, saared, sarapud. Oli seevast mõnus aeg. Siis oli nüüd sookilpkonnasid ja vesimutte nii palju. Vahel ma seisin mitu päeva ühe koha peal. Muud kui kühveldasin kõhtu. Tahad äkki midagi süüa? Mina ära ei ütleks küll, jah. No, kuusikute levik sai Eestis alguse umbes, 4000 aastat tagasi. Nad olid küll alguses pimedad ja liigivaesed, aga tänu nendele liikusid siis ida poolt sisse taigale iseloomulikud loomad. Orav, metsnukis, karud, ilvesed, põdrad. Aga tarvas ja metskass kadusid ära. Kultuurmaastike tekkimisel toodi siia sisse oma 4000 uut võõrliiki. Karuputk näiteks. Karuputk. Inimese mõju loodusele on sel perioodil äärmiselt suur. Aga sind üldse huvitab eluslooduse arengulugu või? Mind huvitab ainult vorst. Mind vorst tõesti huvitab. Kuna Eesti asub paljude liikide levialade piiril, on meie loodus liigirikas.
Eestis elab pärismaiseid soontaimi 1440 ja 525 liiki samblaid. Sarnaselt Läänemere arenguloole peame ka eluslooduse arenguloos lähtuma viimasest jääajast ja selle lõppemisest. Kui mandrijää hakkas hilisjääajal taganema, tekkis Eesti alal arktiline tundra taimestik. Metsade kiire levik leidis aset perioodil, mida kutsutakse varajaseks jääjärgseks metsatundraks. Kui viimased Skandinaavia liustikud olid sulanud, levisid Eesti aladel soojalembelised liigid. Seda arenguetappi kutsutakse laialeheliste metsade perioodiks. Koos rauaaja algusega algas kultuurimaade periood, mis kestab tänini. Arenes põllumajandus ja karjakasvatus ning inimeste võime maastikke ümber kujundada aina tõusis.